plaan on? Püüame koha. Koha püüdma? Koha special. Sa sõitsid terve tee Fenderid väljas või? Jah. Tubli. Tule lähemale. Vaatasin, et paate oli enam-vähem sama palju kui eile seal. Ilmselt nad seal tühja ei passi, et eks seda koha seal tuleb. Ja siis lähme näitame neile proffidele, kuidas asi käib. Meil on seekord spetsialistide käest saadud salajased Vene püügiriistad ja ei julge neid videos näidata, sest muidu terve maailm hakkab neid kasutama. Jah, et need on ikka erakordsed asjad. Nendega eile võeti 10-st 10 viset, 10 koha. 7 olid mõõdus. Et teeme siis täna veel paremini. Teeme 20-st 20. Ma räägin veel kiiresti ära, et me oleme Turgus, me oleme siin Naandalis. See on päris popp kalastuskoht, siin on päris palju muid kalamehi ka. Ja nagu Mihkel juba ütles, me hakkame püüdma koha ja koha me püüame jigides. Palju selle vett oli 10-15 ja kohati 19 või? Jah. Päris sügavalt, et nagu meil tegelikult sellist sügavalt püüdmise kogemust on üli vähe. Ja see on päris hasartne see jigipüük, eriti kui seda kala seal all on, et siis tuleb olema põnevad paar tundi ja loodetavasti me saame kala ja te näete siit korraliku kohapüügi videot. Ja seekord siin ei ole catch and release'i, tagasi lähevad ainult alamõõdulised, kõik mõõduskalad, mis on kindlalt mõõduskalad, ei hakka siin millimeetri peal nagu seda üritama siit, aga kõik mõõduskalad meil lähevad kasti, meil lähevad koju, lõikame fileeks, paneme ahju, praeme, mida iganes. Aga jääge vaatama. Teeme siis nii, et sina alustad kummiga ja mina alustan siis eilse põhiteemaga. Mandula. Selline juuriks. Mure suur on see muidugi. Ole harjunud. Paneme kokku siia. Niimoodi. Aga ega midagi. Sul varianti pole. Ühesõnaga, kui sina saad ennem kala, siis ma vahetan ka ümber. Ei no, teeme ikka paar kala. Paar kala või? Paari kala vahega. Heiki kohe varastas, tegi kiire esimese viske. Vasta käis. Juba käis? Käis. Ai, kurat, mul on siuke tunne, et sa pääsed juhtima rask. Ei pääse ka juhtima, Mihkel, tegemist on kohaga. Tegemist on mõõduskohaga. Ai. Muidugi tahan. Ma võtan ise kahvaga. Tegemist ei ole mõõduskohaga siiski. Võtab lainehoia kinni. Ja. Tule. Pieni. Siin kuradi mõõdulinti on või? Ei raisk. Ai. Tuleb välja 42. Läheb tagasi või? See on väga napikas. See on napikas. Ei hakka siin millimeetrit lõhka ajama. Ei hakka jah. 25. 25, see on ka nagu liiga vähe. Mul on ahven taga. Oppa! Oho. Päeva suurim päev. Peaks olema jah. Korrali korralik haakumine väljaspoolt. Ah. 40. Mis asja? 44. See on hea, see on nagu maile sain. Nii. Olen natuke nagu jamas, et pole veel ühtegi kala saanud. Paar võttu on olnud, aga jube lahja. Ilmselgelt ei ole võtt nii hea kui oli eile.
et eile ma sain ikka väga mitu koha. Ja probleem on see, et vool on lihtsalt nii kõva, et nagu asi ei jõua põhja. Ma ei jõua selle kalani sellega. Nüüd ma tulin vaatama, mul endal ei ole nii raskeid. Tahtsin mingi 30-st tina või seda igipead. Ja siis ma leidsin Eiki karvist, leidsin siukse 40-se pommina. Sellega ma saan selle kindlasti alla ja siis ma näitan Eikile, et imegu näppu, noh. Vladi Heiki raisk. See on ikka valge kumm või? Jah. Kuule, vist on isegi mõõdus. Ossa poiss. On hea või? Ei, ta läheb kergeks jälle ära, aga ta vahepeal ikka tõmbab niimoodi. Kuradi võtta. Ise. Jaa. Mitmes oli siin? This is fish number 3. 3 või? 3. Saad taga. Kuule, seda vist isegi pea mõõtma, kurat. Sa võtsid minu kastist need valged kummid või? Enda kastist. 45, Mihkel. Oi. Näts. Veevool on väga tugev siin silla all. Meil on keulakas 7. käigu peal. Hoiab meid paigal, siis oovus on praegu nii suur siin. Selle mandulaa pani otsa ja Mihkli selle tina ka esimese viskega. Oovus kandis ja lohistas teda mööda põhja ja ma loll natukese mängisin ka taga ja siis sinna põhja ta jäigi. Ma proovin siis sellist lahendust. Väike jigi ja 20-grammine jigi pea. Mihkli kotist on see ja väike lant on minu karbist, Fish Hunter. Ühesõnaga, kui ma seda nüüd põhja ei saa siin vastuvoolt visates, siis me vahetame Mihkliga kohta. Et hetkeseisuga mul on 4 kala üleval, 2 olid alakad, 2 on kastis, Mihklil on 0. Ja eks siin on see vool ja sügav vesi, siis tamiili paksus, landi suurus ja kõik asjad loevad, kuidas see vool hakkab teda ära kandma. Et mul on võib-olla natukese peenem tamiil, mina saan selle alla, aga Mihklil on võib-olla 0,1 milli paksem ja selle 15 meetri peale tal tuleb nii palju tõmmet, et see lihtsalt viib selle landidel ära, ta ei saa seda siin alla. Aga ma teen sellega visk ära, ma teen sellega proovi ära, kui see töötab, siis panen Mihklile samasuguse otsa ja siis äkki saame siin edasi püüda ja kui ei saa, siis loomulikult me peame kohta vahetama, sest ega me ei taha ju, et Mihkel 0 peale jääb. Nii, vahetasime asukohta. Siia tulime sillast vähe kaugemale. Äkki siin on seda hoovust veits vähem. Ja siit mina sain eile 44 senti. Ja lisaks kohavahetusele võtsime ka staarkalastaja pardal. Leidsime. Vedeles siin silla peal. Üritas mingid ahvenat püüda. Said ka midagi? Jah. No, üle viske oli võttis. Okay. Aga siin oli kogu aeg lant kinni. Vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Ikka otse alla. Suht otse alla. Kas see on Mikku tänase päeva esimene koha või? Mis mõttes esimene? Ei ole esimene? Esimene võib-olla mõeleks koha. Jah. Ma olen ikka enne saanud ka. Ma räägin jah. Õige lant ja... Ja õige lant ja kuradi ma kerjaga üles. Ja alamõõdulist. Mida sa teed? Sina tegid. Ma olen pesin käsi. Sina reaalselt tegid selle. Arutame jama lahti nüüd. Just hakkas kala tulema, sa hakkas mingit sässima. Mida vittu? Hoia mingi enam-vähem pinget peal, et okei, siin on mingi black on siin raisk.
lasi sõlm peal või? jah, siis võimalik on. ei no lõika enda liin läbi ja. Anna mul nuga. Tuleb mõõta neid üle. Mis asi see on? See on mõõdus. See on mõõdus, raisk. All right, poisid. Said mõõdus koha või? Jaa, sorry. Tuli lähedalt või kaugel? Paadi alt. Eest nagu kõik teised, ne. See on nii tusti kinni võtnud ennast. Kohal on kuradi pealuud nii tugevad. Astuge lähemale kuradi eestlased raisk. Üksteisele, mitte mulle. Miikil lükka enda kala ettepoole, see näeb nii kui äbarik välja. Kõhukas, aga mõõdus. Mõõdus, jah. Palun. Kohe. Mõõdus. Varsti peame Võsu rannale viima. Kuidas sul läinud on? Ei ole kõige parem päev. Näiteks ma olen saanud mõõdus haugi, seda haugi koha. Ei ole. No siis ei ole üldse hea päev. Ei ma väikest olen ikka pudistanud sinna. Väikest on päris palju, jah. Ja meie staar Võsu. Palju sul kala on? Need kalad, mis eile kõik tulemata jäid, tulid täna ära. Mul on samamoodi. Ja Palju sul kotis praegu on mõõdus? mõõdus on 3 tükki. Ja mingid suuremad ahvened ka, jah? Ja surnud ahvend ka, jah. Jah. Minul on siis see, mis siin näha on 1, 2, 3, 4 mõõduskoha ja mõned ahvenad. Ega siin muud polegi. Kakkuma ka edasi. Lähme viime vahepeal Võsu ära, vaatame, kes meie paadi koha endale võtab, siis lähme lihtsalt kuskil teise koha peale ja kakkume teise koha peale lihtsalt rohkem, kuna me oskame seda paremini kui nemad, siis ongi hea näidata neile, et jaa, me ikka oskame väga hästi püüda seda. näe vahi, Mikli tuleb kohe lihtsalt jutu pealt niimoodi meie saagib ära, pole asigi. See on ahven. See on ahven, mäng on kiire või on tegemist väikse kohaga. Rapsib jubedalt. Jõhker, kus lõhub. Kurat, kui see on ahven, siis on päris korralik pätsin. Ja, ei, mul pääses minema. Sa kurat, kus tahad tagasi minna? Ui, aa. Ma vaatasin, et kui see on ahven, see on paras päts. Näita seda kaamerasse ka nüüd meile. Selline. See ei ole nii mõõdus. Pane mõõdulindile, ma just tahtsin öelda, et seda tasub panna. Kui sõrmi ümber ei saa, siis suure tõenäosusega on mõõdus. Aga no sul on nii pikad sõrmed, kurat. Varga sõrmed. Mis tuleb? Lükka saba kokku. Ei tule. Ei tule ära või? Ei tule. Ai. Lähed tagasi. 2 ei puudu. Jah, ma ei tea, ma hakkasin välja kerima, et kuradi... Ei saa põhke kätte vaata. Aga mul ei käinud vist või? Käib. Kala on kala. See ei ole mõõd. Väike kiire kokkuvõtte meie tänasest kohapüügipäevast. Vihkel, kuidas sul läks? Mul ei läinud nii hästi, kui läks eile. Ja see näitabki seda kalapüügi eripära, et üks päev läheb hästi, teine päev läheb kehvasti. Täna oli see kehvama pool. Sain vist ühe mõõduskoha ainult. Minul oli see päev eile, ma sain eile ühe mõõduskoha, aga tänane päev oli natukese parem. Et neid mõõduskohasid tuli 6 tükki vist on seal, pluss veel siis meie staarkülaline Võsu võttis veel 3 tükki mõõduskalu koju kaasa. Tagasi me lasime 15 kindlasti per nägu.
ja ega siis midagi polegi, meil on see 4. järjestikune päev, kui me oleme kalal. See on väike ekstra video, mis nagu selle suure video sisse ei tule. Ja nüüd lähme koju, sest ma arvan, et vähemalt mina olen juba taga otsitav kergelt, et mees läks 3 päevaks kalale, 4. päev hakkab läbi saama ja ta ikka ei ole veel kodus. Jah. Ja egas midagi, me paneme selle video nüüd siin kohal kinni. Tänud, et vaatasite. Vaadake meid ka Instagramis, Facebookis ja YouTube'is. Pange subscribe'id ja like'id ja jälgige. On sul veel midagi lisada? Ei olegi muud lisada, kui olge terved ja järgmise videoni. Ciao. Olge terved, nägemist!